Täna toimus Kevadtormi külalistepäev, mille raames külastas Tapa linnakut Eesti Vabariigi peaminister Jüri Ratas. Lisaks temale olid külaliste seas Riigikogu kaitsekomisjoni liikmed, diplomaadid, kaitseatašeed ja liitlaste kõrged esindajad. Kõik külalised said ülevaate õppusel toimuvast, üksuste väljaõppest, staabiharjutustest ning järgmiste nädalate plaanidest. Tapa linnaku riviplatsil oli võimalik tutvuda Eesti Kaitseväe ja meie liitlaste tehnikaga ning Eesti Kaitsetööstuse Liidu toodanguga. Küsisime külaliste käest, mida nad arvavad Kevadtormist ning millised on nende soovid osalejatele. The only thing what I can wish you guys is be safe. It's cold, it's Estonia, it's north. So take care of yourselves and have fun. My impression of Estonian Armed Forces and the conscript that they are very professional. Well, this is going to be an amazing opportunity, certainly for the British, but I think for all nations. When we have around 9,500 troops from 16 different nations working together under a NATO banner to develop ourselves and develop how we work together, it's an amazing opportunity that I very much look forward to, and I know that all the British soldiers here do as well. Ma soovin kaikille edu ja jõudu, kes selle osalevad Kevadtorm-õppusel ja ma loodan nagu eelmisel aastal ja sitä eelmisel aastal, niin suomalaiset ja eestlased töötavad tõesti ja tugevasti nii üheskoos. Mina isiklikult tahan ja ma arvan ka kõik teised Eestis, et nad aeg-ajalt värskendaks oma oskusi, üksuse põhiselt kohtaks oma vanu sõpru ajateenistusest ja võib-olla see sõprus ja vendlus ja relvavendlus eelkõige jääks neile koguneda eluks nii kaua, kui nad on võimelised võitlema Eesti vabaduse seisuse eest. Tulge rõõmsal meelel ja just nimelt usuga Eesti riigi kaitsevõimekusse ja tegelikult koostööle liitlastega.